tere, meie oleme Jaana ja Signe. Näitame Sphero robotit ja jagame oma kogemusi, kuidas kasutada lasteaias Sphero robotit. Kindlasti tuleb meeles pidada seda, et Spherot saab programmeerida läbi nutiseadme. Et meil on tahvelarvutis siin 2 äppi, mida meie siis põhiliselt koos oma lastega kasutame. On Play äpp ja Edu äpp. Ja robot ise on siin Signe käe peal. See on hästi vastupidav pall, mis maha kukkudes töötab edasi, temaga ei juhtu midagi. Spheroga saab sõita vee sees, liiva sees, kasutada õues, kuna tal pole ühtegi laadimisauku, siis ta on hästi vastupidav ja tänuväärne kasutamiseks lasteaias. Meie oma lasteaias kasutame kõige rohkem lastega Sphero Edu äppi ja Drive funktsiooni. Et siin saab siis muuta Spherol värve, erinevaid värve, saab muuta kiirust ja kõige kiirem on 7 kilomeetrit tunnis ja madalam kiirus, siis on lihtsam ülesandeid teha. Ja lihtsalt selle sinise täpiga saab siis juhtida robotit. Kuid meelest tuleb pidada seda, et robot sõidaks nii, nagu sina oled planeerinud, siis on tähtis see sinine täpp ehk sihiks sättida alati enda poole. Ja nüüd Signe proovib siis sõita slaalomit, mis on selline kõige lihtsam ja alguses üks esimesi ülesandeid, siis seda saab kasutada lastega ja täiskasvanutega näiteks erinevatel pereüritustel. Nüüd me näitame Edu-programmis kohta, kus saab joonistada programmi ette või teekonna ette ja see Sphero robotpall siis teeb selle sama kas joonistuse või kujundi maa peal, nii nagu sa oled ette joonistanud. Ja õpetaja Signe joonistab mulle ühe numbri ja mina pean ära arvama, mis number see on. Et samamoodi saab anda ka lastele ülesandeid, et laps joonistab mõne kujundi, tähe või numbri ja siis teised peavad ära arvama, millega on tegu. Ma arvan, et Signe tegi number 1. Üks variant on joonistada ette teistele geomeetriline kujund ja siis sõbrad peavad ära arvama, mis kujundiga tegu. Signe nüüd joonistas mulle ühe geomeetrilise kujundi ja mina märgistan ära need kohad, kus Sphero robotpall seisma jääb ja proovin ära arvata, millega tegu. Ja laps saab näiteks ette panna teibid siia punktist punktini ja siis ta saab aru, et tegu on kolmnurgaga. Kõige populaarsem variant meie lasteaias Sphero kasutamisel on see, kui Sphero isikupärastatakse ära, ehk siis suurtele topsidele laps saab joonistada peale mingi tegelase, eluka või vahendi, olenevalt sellest, mis hetkel on lasteaias teil teemaks. Ja kui laps on siin on näiteks auto joonistatud peale, teemaks on olnud liiklus ja Sphero sõitmisprogrammiga saab siis selle ellu äratada. Hetkel meil siin pole küll autorada ette joonistatud, kuid robootika lasteaias grupis on leida hästi palju erinevaid tegevusi. Nüüd me ühendasime Sphero robotpalli Play äpiga ja siin on näha erinevad variandid, siis missuguseid võimalusi on teha ja meie kasutame plokki programmeerimisvarianti. Nüüd ta jälle küsib, et see sinine valgus vaataks meie poole. Ja see sobib meile ja siin on nüüd näha, kuidas plokkidega on võimalik kirjutada programmi, siin on ette antud, saab ära kustutada. Ja näiteks öelda lapsele, et sõida üks kord edasi, siis muuda pall punaseks, pallist punane värv ja siis tule tagasi ja mine roheliseks ja pane start. Läks punaseks, nüüd tuleb tagasi ja läheb roheliseks. Ja ühe variandina saabki lastele programmi ette näidata erinevate värvidega, erinevate liigutustega ja kui on olemas teine robot, ja nutiseade, siis laps peab jäljendama seda sama programmi ehk meelde jätma, mitu korda läks edasi, mitu korda tagasi, millist värvi kasutati.